Tervist kõigile, mina olen Aivar Hiio, olen HITSA projektijuht. Nii, ma sätin ennast natukene siin valmis ja saame pihta hakata. Täna räägime siis virtuaalreaalsusest. Minuga koos istuvad praegu siin Ingrid ja Jaanus ja Erich asub meist kuskil 180 kilomeetri kaugusel Tartus. Nendele anname siis järjepanu siin sõna. Aga kõigepealt teeksin väikse sissejuhatuse, et mis asi virtuaalreaalsus üldse on, sellepärast et alati on asjakohane teha väikene intro, et need, kes veel sellest väga palju kuulnud ei ole, saaksid ka ennast järgi võtta. Aga hakkame pihta. Virtuaalreaalsus on eesti keeles kandmas väga palju erinevaid nimetusi. Üks, mis minule isiklikult meeldib, on tehistõelisus. Tegemist ongi siis seadmega, mis sisuliselt võtab üle sinu kõige tähtsama ehk siis visuaalse tunnetuse ja teinekord pannakse juurde ka kõrvaklapid, mis siis omakorda viib veel sügavamaks selle kogemuse. Algne tehnoloogia on juba aastakümneid tagasi loodud, seal 70ndate alguses, aga nüüd on juhtumas midagi uut, et see uue põlvkonna tehnoloogia on tõesti elutruu, et kui teil siin ees on 3 seadet või esimene tegelikult seade ei ole, sellepärast et tegemist on Google Cardboardiga, ehk siis selline papist ümbris, mille sisse käib telefon. Selle telefoniga saab siis vaadata erinevaid keskkondi ja erinevaid kogemusi saada seeläbi, et kummalegi silmale näitab siis erinevat pilti ja seetõttu tundub, et sa reaalselt oledki selles keskkonnas. Keskel on üks Samsungi sarnane seade, sellepärast et ka selle sisse käib telefon. Ja nüüd parempoolne on seade, mis ka HITSAle väga huvi pakub, sellepärast et eelmisel nädalal laekus ka meile üks seade. Ja see on seade, mis tegelikult arvestab sinu asetsemist siis ruumis. Ühesõnaga, sa saad liigutada terve enda keha niimoodi, et sa reaalselt liigud selles ruumis ka digitaalselt. Tegemist on väga veenva seadmega, mis tõesti mind kukutati ühes virtuaalreaalsuskeskuses pilvelõhkujalt alla ja kuna mina kõrgust kardan, siis mina pidin pilgu üles võtma ja seljaroo väga kangeks võtma, sellepärast et ma lihtsalt ei saanud parata mitte midagi. Väga haarav sisu. Nii. Aga miks virtuaalreaalsus üldse, miks seda üldse kasutada? Nagu ma ütlesin, see on siis füüsilistest dimensioonidest, asukohast, olukorrast ja ajast eraldada võimaldav seade ja loomulikult see tarkvara, mis seal vajalik on siin esmatähtis tegelikult. Hariduses on just see, et kui me räägime siin punkti haaval, füüsilistest dimensioonidest eraldumine tähendab seda, et sa saad terve päiksesüsteemi enda ette kuvada ja seal jalutada või siis minna molekulaarsele tasandile ja vaadata väga väikeseid protsesse. Ja ühesõnaga, mida saab ette kujutada, seda tegelikult saab luua. Ja seetõttu on tal väga suur potentsiaal hariduses, aga siin on väga suur aga, et need seadmed on praegu veel väga kallid ja need keskkonnad, mida nende seadmete abil siis avastada saab, on väga piiratud kahjuks. Ma panin siia 2 pilti, üks on siis just sellistest molekulidest, molekulide ülesehitusest ja teine on siis tule kustutamise ja ühesõnaga ohutusõppe keskkond. Nendel on väga suur hariduslik potentsiaal, aga need on kallid. Me üritamegi täna siin 3 kooli näitel vaadata seda, et kuidas nendest erinevatest takistustest üle on saadud ja püüame neist siis edasi minna ja edasi õppida, et vaadata, kuidas teised koolidki sama saaksid teha. Aga lühidalt enne veel sellest, et mis see väärtus siis õpilasele on.
et miks nähakse hariduses just selle rakendumist, et vahetu kogemus, see mängulisus, mis saab sealt nendest kogemustest võtta ja see emotsioon, kõik aitavad seda huvi tõsta ja seda õpitud materjali oluliselt rohkem kinnistada. Sellepärast, et nagu te kõik teate, kui te midagi reaalselt läbi elate või vähemalt teile tundub, et te olete selle läbi elanud, siis see on oluliselt sügavam mulje jääb sellest ja sellest siis selle võrra õpib ka rohkem. Ja üks pilt on ka siin kõrval, kuidas Euroopa Kosmoseagentuur kasutab juba praegu kuluefektiivselt siis loodud kosmosejaama mudelit, et õppida, kuidas kustutustöid läbi viia. Et teatud valdkondades on asi jõudnud juba niimoodi, et see on täiesti kuluefektiivne seda teha, sest muidu sa peaksid terve selle maketi üles ehitama füüsiliselt, mis võtab palju ruumi ja kõiki muid ressursse. Et teatud kohtadesse on see jõudnud kuluefektiivselt. Vaatame, kuidas siis sellega hariduses on. Ma annaksingi nüüd Ingridile sõna üle. Tere, et mina olen Ingrid Maadvere ja räägin siis Gustav Adolfi gümnaasiumi kogemusest, aga ma heal meelel muidugi loeksin ka alt kohe siin teie kommentaare, et kellel on siis VR-seadmed ja kes kasutavad ja kuidas kasutavad või kes on kokku puutunud. Et teeme nii, et kõik saavad midagi öelda. Nii, keegi ütleb, et aknavalgus selja taga on liiga hele. No nii, aga ahaa, okei, Aivar paneb kinni, siis ei ole midagi hele. See on nagu see nimbus taga, eks ole, jumalik valgus selja taga. Aga tähtsam on, ma arvan, tähtsam on see, et on meil slaidid ja see sisu ja vaatame siis, mis on toimunud Gustav Adolfi gümnaasiumis. Ja meie oma koolis muide räägime rohkem digireaalsusest kui virtuaalreaalsusest, sellepärast, et me oleme mõnes mõttes ära sidunud nii virtuaalreaalsuse kui ka liitreaalsuse, augmented reality. Nii et täna nagu tuleb mõlemast natukene juttu. Ja mis meil siis on? Kuidas meil see asi alguse sai? Meil sai see alguse sellest, et tegelikult on meil uus õppehoone, Kotsepuu õppehoone 1. kuni 6. klassini, kus õpilased õpivad ja sinna sai siis planeeritud üks selline huvitav klassiruum. Ja alguses ei olnud meil selle klassiruumiga nagu, me ei osanud nagu midagi peale hakata. Me mõtlesime, multimeedia, näete, seal taga on näiteks, eks ole, see green screen näha. Ja siis, kui meil tulid siis ka need virtuaalreaalsuse seadmed, HTC Vive'id, siis me vaatasime, et ohoo, et see klass on tegelikult ideaalne virtuaalreaalsuse jaoks ja praegusel hetkel me kutsume seda klassi virtuaalse reaalsuse klassiruum ja kui te klassiruumi ise vaatate, siis tal seinu ei ole, on ainult selline klaasist piire, siis mööbli asemel, kus õpilased istuda saavad, on kotttoolid, siis on siin taga näha 2 sellist natuke võimsamat arvutit, mis siis seda virtuaalreaalsust suudavad vedada ja siis siin 2 laua peal on 2 seadet, nii et selles klassis on siis 2 seadet ja te näete, et siin on hunnik igasuguseid ventilatsioonitorusid, siis need jaamad on kinnitatud, need juhtmed lähevad üldse siis ventilatsioonitorude külge, nii et selline süsteem on siis tänaseks päevaks üles ehitatud. Siis tegelikult alustasime me kusagil oktoober-november, nii et me oleme ikkagi ka väga uustulnukad ja mis siis need põhilised väljakutsed meil on olnud. Me oleme meeletult vaeva näinud, et kuidas see üldse töötab, kuidas panna 2 seadet ühes ruumis tööle, siis mis mänge kasutada või isegi, et kas me kutsume neid mängudeks, kas me kutsume neid programmideks, äppideks, keskkondadeks, et mis nime me neile anname. Kes seda kasutab? Õpilased, õpetajad, et kuidas ja millal, et kuidas me broneerime seda, kuidas me garanteerime, et kõik, kes peaksid sinna saama, saaksid. Kuidas sisu luua, kuidas ise luua mingisuguseid virtuaalreaalsuse asju, kes ja kuidas hooldab, kui neid seadmeid igaüks pähe paneb, siis kuidas hoida nii, et see kõik on puhas ja korras ja kuidas teha nii, et see klass näeks õhtuti sama ilus välja, kui ta hommikul näeb. Ja muidugi see viimane küsimus on nähtavasti õpetajate jaoks kõige olulisem, mis kasu sellest üldse kõigest on, et kas me mängime või on meil ikkagi natukene rohkem neid asju seal. Et need on siis olnud need väljakutsed, mida me oleme siis ühel või teisel viisil lahendanud või lahendamas.
ja täna võib-olla ma rohkem siis keskendun hoopis sellele, et mõnele praktilisele näitele. Et nii nagu ütlesin, meil on 2 komplekti, siis meil on ka terve hulk neid papist ja plastmassist prille, kuhu ma saan oma nutitelefoni sisse panna ja mingisuguseid äppe vaadata või siis YouTube'i kanalilt 360 videoid, mulli videoid, nagu öeldakse. Ja siis on ka iPadid, kus meil on siis peal 19 erinevat digireaalsuse rakendust. Et ma siin sügisel surfasin läbi enda meelest jälle kogu selle App Store'i, et mis seal vähegi oli, laadisin alla kõik, mida vähegi võimalik alla laadida ja katsetasin ja vaatasin, mis siis töötab ja mida me saaks kooli kontekstis kasutada. Ja me oma koolis oleme alati olnud seda jagamise meelt, et siin all on näete link, mis viib siis meie kooli kodulehel virtuaalreaalsuse lehele ja siin te näiteks näete ka neid reegleid, see tähendab, et mis on meil siis virtuaalreaalsuse klassiruumi kasutamise reeglid, kes sinna võib minna, millises olukorras võib minna. Siis on link ühele dokumendile all, kus on siis olemas need mängud, mida meie oleme leidnud ja mida me siis praegu nagu katsetame ja proovime. Ja siis on ka siis iPad'i arenduste see rakenduste link, aga siin on nüüd kõik meie rakendused, nii et tegelikult te peate kerima, kuna virtuaalreaalsus on selline kõige uuem asi, siis kerige kõige lõppu. Seal kõige all on siis need digireaalsuse või virtuaalreaalsuse rakendused ja seal on ka väikesed kirjeldused juures, et mida siis kõige nendega teha annab. Nii et ma loodan, et nendest dokumentidest on äkki teistel ka kasu, sest et siin on juba meeletult vaeva nähtud, et need asjad on ära tehtud. Ja siis koolitustest, et tegelikult me oleme päris palju koolitanud ja kui te nüüd vaatate neid 2 pilti, siis me oleme natukene muutmas oma sellist koolituste kontseptsiooni ja kui te vaatate, siis kas te märkate midagi ebaharilikku nende piltide juures, et on siin midagi teistmoodi kui tavapäraste koolituste juures. Ahaa, Kersti ütleb, et see HTC Vive'i mängude link on tühi. Nii kui minu osa saab räägitud ja pärast ma panen selle korda, et seal nähtavasti jah, et on olemas, ma luban, et õhtuks on see teil jälle ilusti olemas, aga iPad'i äpid saite kätte, eks ole. Nii, ja kui te nüüd neid pilte vaatate, kas on midagi ebaharilikku? Et me oleme koolitusi teinud juba päris mitmeid, et selliseid 1,5-tunniseid ja nüüd siis ka IT-õpilaste survel ja soovil ka selliseid lühemaid 45 minuti koolitusi. Ahaa, prillid pole õpilastel, vaid õpetajatel. Vot tegelikult meie üks kõige suurem muudatus on see, et kui te vaatate, siis sellel pildil on nii õpilased kui õpetajad. Ja koolitaja on nüüd tegelikult vot siin taga Eero ja mina pildistasin, mind ei ole peal, et koolitajaid on 2, aga me koolitame mõlemat rühma koos. Et me ei tee nagu eraldi koolitust õpilastele või õpetajatele, vaid kõik on koos ja me paneme nad ühte ruumi kokku. Ja põhjus on siis selles, et meil on koolis siis selline süsteem, et meil on olemas nõndanimetatud IT-õpilased. Igast klassist on siis huvilised, kes tahavad rohkem siis tehnoloogiaga tegeleda ning nendel on siis voli neid seadmeid kasutada, erinevaid äppe, roboteid ja nii edasi, aga nad peavad teadma, kuidas seda teha. Ja muide, väga põnev on, kui tuua ühte koolitusruumi kokku õpilased ja õpetajad. Et mis siis juhtuma hakkab, et kuidas nad omavahel neid asju arutavad või kuidas nad aitavad ja mis siis veel on tore on see, et nad hakkavad nagu õpetaja saab selle usaldusliku olukorra, et mul on tegelikult ju olemas õpilased, kes saavad mind aidata. Nii, siin tuleb kohe Marguselt üks soovitus, et võiks näidata monitori pilti suuremalt ekraanilt, eks ole, jah, et siin on just selle alumise pildi peal näha, et 2 siis meil mängivad. See muide ei ole õpilane, see on õpetaja Maria ja tema kõrval siis Kim Torr on siis üks poiss ja siis teistele Eero selgitab siin sama ekraani pealt, et vot see on nüüd see mäng ja see on see ja seal saab teha seda ja teist. Nii et meil seal muide need ekraanid on üsna suured ja me isegi praegu ei ole tulnud selle peale või mõelnud, et need võiks olla suuremad, sest et meie jaoks on see, kuidas me tunde läbi viime, natukene teistsugune või see lahendus, mida me praegu kasutame.
Nii, aga nüüd ma toon teile nagu näite konkreetsest tunnist, et läheme nüüd nagu klassiruumi ja minu meelest see on üks õnnestunud tund, et see ei ole nüüd ainus tund, mida me oleme läbi viinud, et neid tunde on rohkem olnud, aga see on nüüd see, millega nagu nii õpetaja jäi rahule, mina jäin rahule ja lapsed jäid rahule. Et 3. B-klass, loodusõpetus, teema putukad. Ja õpetaja oli juba eelnevalt ära teinud siis sellise asja, et nad olid käinud loodusmuuseumis kusagil neid putukaid vaatamas ja midagi uurinud ja teinud. Ja see tund siis pidi olema natukene selline, mõnes mõttes nagu kinnistav tund. Ja tund siis algas sellega, et õpilased tulid üles. Siis nii nagu ma ütlesin, et selles klassiruumis meil mööblit ei ole, et te näete, et nad istuvad kõik mõnusalt selliste kotttoolide peal. Paari peale nad said ühe iPadi ja siis ühe sellise aluse, kirjutamise aluse. Ja neil oli siis omad ülesanded, me selgitasime ära, et mis need ülesanded olid. Ma räägin teile ka kohe neist ülesannetest järjepanu ja siis me hakkasime tööle ja tegelikult me suutsime 45 minutiga teha sellise asja, et kõik õpilased said valmis oma need ülesanded, mis neil olid paberi peal ja kõik õpilased said 5 minuti jooksul siis osaleda ka selles prillide kasutamises ja neil oli siis seal ka üks spetsiaalne ülesanne, millega nad kõik väga hästi hakkama said. Nii, aga nüüd kõigepealt paberil ülesanne. Nii, no kui ma seda näitan nii, mida te kohe hõikate mulle, mis äpp see on, et mida me siin teeme, et see on nüüd, ma arvan, et see on juba aastaid ka paljude algklassi õpetajate lemmik. No ma ootan chatis kohe, et mis asi see on. Nii Jaanus ja Aivar teavad, aga nemad ei tohi. Just Aimi, sina võitsid praegu, et kui ma saaks sulle kommi anda, ma annaks kommi. Et Quiver, just nimelt, eks ole, et Quiver on ju ammust aega lemmik, aga ta kipub ikkagi olema, et kas ta ei ole selline tilulilu, et me midagi värvime ja teeme, kui palju me sealt siis tegelikult õpime. Nüüd on sinna tulnud ka sellist hariduslikku sisu rohkem juurde, aga meie, kui siis õpetaja Küllikiga vaatasime, planeerisime, et mida teha ja ma näitasin talle, et millised on need tasuta lehed, siis me sattusime vot selle kiilide lehe peale. Ja selle kiilide lehega siis juhtus selline lugu, et õpetaja Küllik ütles, mul just olid putukad. Ja mis siis oli õpilaste ülesanne selle kiilide lehega? Nad pidid võtma iPadist hakkama otsima erinevaid kiile, mida maailmas üldse on. Ja siin siis selle Quiveri lehe peal on ju näha 4 erinevat kiili ja nemad siis pidid iga kiili värvima erinevalt, lähtuvalt sellest, missuguse kiili nad sealt internetist leidsid. Ja me tegelikult tahtsime, et nad paneksid juurde ka selle kiili nime või ladinakeelse nime või midagi sellist. Ja siis siia alla pidid tulema 5 huvitavat fakti veel, mida nad kiilide elu kohta leidsid, mida nad nagu teada said. Ja see oli nende jaoks tohutult põnev. Muidugi, millega nad nüüd kohe hakkama ei saanud, oli see, et nad ikkagi ei leidnud neid kiilide nimesid hästi üles ja need faktid ei olnud ka nii lihtne nende jaoks leida. Aga kuidas nad olid värvitud ja kui täpselt muide nad suutsid värvida või ütleme see märkamine, sellise väikese asja märkamine, et minuni kahjuks jäid muidugi need lehed, mis lapsed unustasid pärast sinna VR-klassi, et ilusamad kiilid veeti kõik minema. Aga siin on näha, eks ole, et nad on tõesti väga täpselt seda teinud ja siis, kui nad olid selle lehe ära värvinud, siis nad said need kiilid siis ka lendu lasta selle Quiveri äpi abil ja see neile väga meeldis. Nii et siis tekkis nagu selline väike mänguline asi juurde, aga mõelge, milline õppimissituatsioon siin tegelikult oli, eks ole, milline uurimine, milline tegutsemine. Ja siis meil oli tunne, et äkki sellest ühest lehest jääb väheks, et kui meil on ikkagi 45 minutit, siis me võtsime ka selle lipuäpi, et kus sa saad siis oma enda lipu teha ja siis see lipp siis tõuseb niimoodi, eks ole, lehvima ja sa saad vaadata, kuidas see tuul seal puhub ja kõike muud. Ja selle lipuäpiga me siis otsustasime, et me ei lase sinna mitte lippu teha, vaid sinna ta peab nüüd tegema oma siis, et kui ta on neid putukaid uurinud, küll seal loodusmuuseumis ja nüüd kiile ja veel tunnis uurinud, et ta valib nüüd ühe oma sellise lemmikputuka või kes talle meeldib ja ta üritab selle putuka sinna võimalikult täpselt joonistada. Ja kasutades jälle nüüd iPadi abi, siis vaatab, et kas ta leiab üles, et kui palju tal jalgu on ja nii edasi, et selline nagu täpsem uurimine. Ja siin on siis jälle näha siis ühe õpilase töö, kes siis on, kelle kiil ja lepatriinu olid vist lemmikud. Et mõnel tulid jälle nüüd imeilusad putukad, aga need muidugi jälle iga laps tahab. Ilusad tööd tahetakse ju alati koju viia, nagu te teate. Nii et see oli siis see töö, mida lapsed tegid seal patjade peal istudes. Ja vot see ongi nagu see, et mida alati öeldakse, et mida teevad need teised.
ja vot selline joonistamine, vaikne uurimine, see sobib nagu imehästi, et kui esimene tund võib-olla võibki tekitada mõnes mõttes ka liigset elevust, et VR ja millal minu kord on ja nii edasi, siis tegelikult ma võin teile öelda, et need lapsed olid seal üsna rahulikult istusid ja põhjus oli selles, et nad teadsid, et kõik saavad need seadmed endale pähe ja kõik saavad seda asja proovida. Nii, aga nüüd siis, mis siis selle VR-prillidega juhtus? Et tunni alguses olin mina see, kes siis näitas seda rakendust, seda mängu, mida me siis kasutasime, see oli Blocks. Et need, kes VR-iga on kokku puutunud, need vist teavad, Jaanus, vist teil on ka see, olete proovinud, see mingi Google Blocks. Et ta on tasuta, ta natuke meenutab võib-olla seda tilt brushi ka või sellist joonistamise asja, aga ta on siis selline, et ma saan erinevatest kujunditest hakata midagi looma. Ja kuna meil on 2 seadet, siis vaikimisi nagu läksid need paarid kohe jälle 8, et nende ülesanne oli siis nüüd kujundada selline hiigelputukas. Ja nad pidid siis kasutama neid tööriistu, mis seal oli, seal võimaldab siis igasuguseid kerasid ja koonuseid ja kuupe nagu üksteise külge panna ja värvida. Ja kui alguses ma mõtlesin, et ohoo, et nüüd minu tund näebki välja selline, et ma pean nüüd hakkama igaühele õpetama, et siit võtad nüüd puldi kätte, vajutad sinna ja nii edasi, siis ei. Ma näitasin selle ette ainult esimestele ja ütlesin niimoodi, et kui teie 5 minutit täis saab, siis tuleb teie juurde üks õpilane, kes koputab teile õla peale ja ütleb, palun õpeta mind. Ja siis toimus see vahetus. See tähendab, prillid läksid järgmisele lapsele, puldid läksid järgmisele lapsele ja eelmine laps pidi talle ära õpetama, kuidas see asi nagu tehniliselt käib. Ja vot ma vaatasin seda lihtsalt suu lahti kõrvalt, mis seal juhtus. Et teate, kui inimesel on silmad kinni ja käed kinni ja ta ei saa mitte midagi teha, ta on nagu mõnes mõttes abitus olukorras, siis see laps, kes teda õpetab, olgu ta ükskõik kui arglik tahes, imeasju hakkab juhtuma. Nad olid niivõrd asjalikud ja niivõrd abivalmis, proovi nüüd seda ja vaata nüüd seda ja ma ei näinud mitte ühtegi last, kes ei julgenud teist last õpetada või kes ei saanud sellega hakkama. Et minu jaoks oli seal nagu kohe tekkis selline ääretult huvitav nagu pedagoogiline lähenemine juurde, mida see VR nagu võimaldab, mida mina alguses üldse ei näinud, et mis võib juhtuda. Ja siis oli neil ka siis ekraani peal olid siis näha need putukad, aeg-ajalt nad käisid neid imetlemas. Kui ma teile ausalt ütlen, siis imeilusaid putukaid valmis lõpuks ei saanud, aga see oli ka esimene proov, et ma arvan, et kui selle klassiga mingit tundi veel teha ja seda sama rakendust kasutada, siis aina paremad asjad välja tulevad. Ja siis teine näide, me oleme tegelikult proovinud ka ise sisu luua ja Jaanus pärast näitab teile lähemalt seda kaamerat ka, millega siis seda on võimalik luua ja ma panen siia lingi, et meil siis inglise keele tunnis me tegime niimoodi, et õpilased siis selle 360 kaameraga lõid pildi oma klassiruumist ja siis pidid juurde kirjutama, kõik need, eks ole, eessõnad on või in või mis nad on parasjagu ja nad disainisid selle klassi nagu väga eriliseks, et kui te neid pilte vaatate sealt Kuula profiili pealt, siis te näete, et kuhu on mingid asjad pandud ja täiesti absurdselt. Aga meie kasutame muide neid asju õppematerjalina. Et kui me inglise keelt nüüd väiksemates klassides anname, siis me anname neile sealt ühe pildi ette ja ütleme, kirjelda klassi ja vaata, mis seal on ja vaata neid sõnu ja kasuta neid sõnu ja uuri, nii et see on päris põnev nagu sellise õppematerjali. Nii, aga meie seiklus Gustav Adolfi gümnaasiumis jätkub ja ma annan nüüd sõna edasi Erihule, et mis siis toimub Tartu kunstikoolis. Nii, tervist. Loodetavasti ma saan ka selle kaamera tööle. Nii, kas kaamera ka töötab? Väga hea. Nii, tervist siis, et taustaks võib-olla nii palju, et meil on kunstikoolis selline eriala nagu 3D kunstnik-kujundaja. Ma olen ka põhiliselt siis õpetaja, kes õpetab igasuguseid arvutigraafika aineid 3D-s põhiliselt ja tegelen ka siis selle VR-i
majandamise ja haldamisega enamasti. Et kunstikool sai siis algselt need seadmed ühe Innove kaudu põhimõtteliselt sellise tegevuse nagu Prõmm tarves. Et mis see Prõmm on pikk pealkiri, aga akronüüm siis, mis keskendub kutse- ja kõrghariduse arendamisele põhiliselt. Siis selle raames üks tegevus, selle teemaks oli siis kutsehariduse maine tõstmine. Siis oli küsimus, et kuidas me seda mainet hakkama tõstma. Mõtlesime natuke ja kaamera, aga jah. Mõtlesime välja töötoad, erinevad töötoad. Saime siis 3 jälle seda HTC Vive seadet, mis peaks olema veel kõige vingem VR asi. Nüüd hiljuti kuulutati välja see Vive Pro ka, mis peaks ka varsti välja tulema. Aga saime 3 Vive'i ja plaanist teha töötubasid. Sai tehtud neid välja mõeldud ja tehtud mitmes eri formaadis ja päris mitmes eri kohas. Aga põhilised töötoad, nende raames külastati erinevaid üritusi ja messe, seati need asjad üles ja siis sellisele laiemale publikule tehti selline kiirkursus nii-öelda virtuaalmaailmas, kasutades põhiliselt seda Tiltbrushi, et kui tegu on kunstikooliga, siis võiks ka võib-olla midagi sinna poole demoda. Ja jällegi vähemalt selle projekti raames oli siis ideeks kutsehariduse maine tõstmine, ehk siis VR osa seal pigem oli niisugune tähelepanu köitja, tõmbas rahva ligi, siis selle käigus sai ka tutvustatud kutsehariduse erinevaid võimalusi ja erialasid ja räägiti siis kutseharidusest põhjalikumalt ja selle seosest erinevate näiteks IT-valdkondadega. Nüüd kõige otsesem mõju võib-olla meie õpilastele ja tõesti meie õpilased tegelikult viisid läbi neid töötubasid. Et me koolitasime nad välja ja siis nad põhimõtteliselt ise majandasid, et nad seadsid kogu selle asja üles, nad viisid selle töötoa läbi ja lisaks sellele, et nad siis õppisid, kuidas seda virtuaalkeskkonda siis seal majandada, nad pidid ka suutma õpetada seda omakorda nendele inimestele, kes sinna töötuppa tulid. Et võib-olla nendele õpilastele oli see kõige otsesem kasu. Et neid ei olnud küll väga palju, kuna see oli projekti raames, siis kõik vabatahtlikud, kes olid nõus, siis neid võeti ilusti vastu sinna juhendama töötuba. Ja lisaks sellele, et mõni natuke taskuraha, aga isegi peale seda, kui see projekt on nüüd enam-vähem lõppenud juba või lõpusirgel, tõsine huvi tekkis nii mõnelgi, et mõned õpilased, hoolimata sellest, et enam mingit tasu sellest otseselt ei saa, nad ikkagi on nõus ka jätkuvalt neid töötubasid läbi viima, kui peaks olema tulevikus vaja. Et jah, see oli nagu üht tüüpi töötuba, aga siis natuke fokusseeritumad töötoad olid ka, mis keskendus inimestele, kes olid juba kokku puutunud IT-valdkonnaga, kes olid asjast huvitatud, kes juba oskasid midagi enam-vähem, aga siis, kes olid ka huvitatud siis mõistagi reaalrakendustest. Siis see oli mõeldud nendele ja kuidas siis arendada erinevaid VR-rakendusi. Et see oli selline natuke spetsiifilisem töötuba. Ja seal nad tõesti siis panid pisikesed demod kokku
ja nii oli. Et jah, ühesõnaga hästi palju erinevaid töötubasid, vähemalt selle projekti raames. Aga nüüd, mis me siis tegime kunstikoolis edasi, sest neid töötubasid ei olnud ka kogu aeg ja et võimalikult palju jällegi kasutada neid seadmeid, siis me hakkasime tegema valikaineid. Et kuidas siis neid VR-seadmeid, isegi kui me saime nad mingi projekti raames, et kuidas neid nagu siis seostada, siduda ja kasutada siis enda õppes ka. Ja sai tehtud sihuke valikaine, kus jällegi selle tiltbrush'iga joonistati. Et mina seda otseselt läbi ei viinud, seda viis läbi üks teine õpetaja. Aga nii palju, kui ma tema tagasisidest siis sain, oli see, et ikkagi õpilaste huvi oli tunduvalt suurem võrreldes mingisuguse traditsioonilisema joonistamisega näiteks. Et jah, nad olid ikkagi tunduvalt suurema õhinaga tegelesid sellega. Ja jällegi siin, nagu siin enne mainiti, siis jällegi kohati probleem on nende seadmete vähesus. Et meil oli neid 3 tükki, aga samas grupis on õpilasi rohkem. Ja ta lahendas seda niimoodi, et jagas tiimidesse õpilased 3 tiimi ja kõik nad said ülesandeks teha sihuke pisike töö, sihuke keskkond ühesõnaga. Ja tegelikult nad said sellega korraga töötada niimoodi, et kui üks tiimiliige oli seal selle VR-keskkonnas, tegi seda, siis jah, teised jällegi nägid, mida ta tegi, nad said teda omakorda juhendada ja samas nad said ka juba visandada erinevaid plaane valmis selle VR-i tarves. Ja lõpus seda üritati natuke ajaliselt ka nihutada, et nad said seal täiesti iseseisvalt tegelikult peale tunde ka edasi nokitseda sellega. Ja seda võimalust ka kasutati. Et see leevendas ka natuke seda, et kõik saaksid ikkagi seal VR-keskkonnas ka seda kujundada. Ja muidugi, et huvi tõuseb, aga jällegi on see praktilisuse küsimus, et kas sellest otseselt mingit kasu on. Selleks tuleb ilmselt juba mingisuguseid teadustöid vaadata, palju sellest reaalselt kasu on, aga vähemalt nii palju küll, et see tutvustab juba seda meediumi, seda VR-keskkonda inimestele. Et eeldusel, et mida aeg edasi, seda rohkem kasutatakse ka niisuguseid lahendusi hariduses, siis on tõenäoliselt kasulik, kui inimesed juba praegu teavad, et niisugune asi on olemas ja oskavad seal ringi navigeerida ja midagi teha sellega. Ja jah, kui uus tehnoloogia on olemas, siis isegi kui alguses ei ole mõtteid, siis kui sa oled sellega korra juba kokku puutunud, siis ilmselt tulevad ka mõtted, et mida sellega siis teha. Ja peale selle projekti ja selle valikaine, et kuidas me veel oleme üritanud siis rakendada, kasutada kuidagi neid VR-seadmeid. Esiteks õpetajad. Et meil on päris variatsioon õpetajate seas on, ütleme, suur. Et seal on nii vanemaid olijaid kui ka nooremaid. Aga kuidagi oleks siis vaja tutvustada seda ka näidata, et niisugune asi on olemas. Siis me oleme teinud niisuguseid, põhimõtteliselt demosid õpetajatele ka, kus nad saavad siis proovida, et mis see on, vaadata. Lootuses, et nad siis äkki saavad ka, selgitavad ise välja, et kas sellest on kasu ja kuidas sellest võiks olla kasu nende tunni läbiviimisel. Üks oluline punkt. Siis jätkuvalt kasutatakse kunstikool, kui ta läheb kuhugi jällegi messidele ja nii edasi, et ennast tutvustada ja rääkida enda erialadest. Siis ka seal kasutatakse üsna edukalt seda
neid vaibe. Siis me tegime põhimõtteliselt selle õpilastele täiesti vabalt kättesaadavaks. Jällegi suur hulk aega, kui seda ei kasutata otseselt mingis tunnis ja kuskil. Siis põhimõtteliselt õpilased saavad neid kasutada. Et meil ei ole küll niisugust eraldi ruumi pühendatud sellele, et ta on seal arvutiklassis nurgas, see asi on üleval ja õpilased saavad seda täiesti vabalt kasutada. Nüüd huvitaval kombel väga palju seda isegi ei kasutata, sest kui see esimene laine, see tuhi nii-öelda mööda läks, prooviti kõik need pisikesed demod ja asjad läbi, siis huvitaval kombel isegi kui on võimalus, siis nad väga palju seda ei kasuta. Et mida nüüd sellest siis järeldada, seda võib mõelda. Aga meie kunstikool, nagu ma mainisin, meil on see 3D eriala, kus inimesed reaalselt teevad ka siis neid mudeleid ja objekte, mida saaks kasutada nii mängumootorites kui ka siis virtuaalkeskkonnas, nagu virtuaalreaalsuses, siis oleme ka üritanud seda rakendada. Et siin üleval on see siuke väike bänneri moodi asi, kus on 3 ehitist. Need on täiesti tehtud meie õpilaste poolt, mis on ka seal mängumootori sees ja mida on võimalik täiesti teha ka, või mida on ka võimalik siis vaadelda seal VR-is. Et need said loodud kunstiajaloo raames, et ühesõnaga modelleeritakse ajaloolisi ehitisi. Siis oleme ka seal seda rakendanud, et see efekt on ikkagi, mul on siin paar näidet ka pärast, aga et jällegi see efekt on ikkagi tunduvalt teine, et kui sa vaatad mingit ehitist, ütleme pildi pealt, lameda pildi pealt, pisikese lameda pildi pealt, või siis sa oled nagu seal keskkonnas sees ja sa saad nagu, sa tunnetad seda skaalat, seda suurust, et sa saad aru, et kui suur see tegelikult nagu oli. Et siin pildi peal, see pilt ei anna kaugeltki seda edasi. Me modelleerime põhiliselt vaba varaga nagu Blender, et siit-sealt mõnda teist programmi ka, kui saab jälle mõne litsentsi, aga jah, põhiline on Blender. Et eriti kui te modelleerite või teete ükskõik mis iganes mudeleid mängumootori jaoks, siis on järjest väiksem erinevus, et mis programmi te kasutate. Et siis Blender on täiesti mõistlik asi selle jaoks. Nii, ja siis kui siin juba esimeses esitluses mainiti, siis ma võib-olla kiirelt mainiks ka seda, et miks siis, et jällegi samad probleemid, et mis meil on välja tulnud ja üldiselt ka. Et jah, et kallis, ehk siis teil on vaja ka võimsat arvutit lisaks sellele, et teil on see kallis seade. Seda on suhteliselt keeruline tegelikult kasutada. Ja kogu see asja ülesseadmine ja hooldamine ja nii edasi, et panin siia paar toredat pilti ka, mis on üsna tuttavad juba kohati mulle, sest kui see asi käima ei lähe, siis ei saa midagi teha sellega. Et siuke töökindlus ei ole tal ka kindlasti veel nii hea, kui võiks. Jah, jällegi see, et õppematerjalid, et neid on üsna vähe, jällegi madala kvaliteediga. Ja tegelikult see seade on veel üsna ebamugava kohmakas, et ma kindlasti ei tahaks seda hoida peas tervet päeva ega ka isegi tundi mitte tegelikult. Ja see resolutsioon, see pilt seal ei ole ka tegelikult kaugeltki nii kvaliteetne, kui ta tegelikult võiks olla, et oleks nagu tundub mugavam. Et ühesõnaga kogu see asi teeb siis kokku selle, et kui te tahate võtta kasutusele seda VR-maailma, siis tõenäoliselt see nõuab üsna IT-pädevaid ja nutikaid õpetajaid, kes esiteks oskavad seda kasutada ja suudavad ka kuidagi selle integreerida enda õppesse. Ma olen
julgen eeldada, et neid väga palju ei ole. Aga maniksin niisugust huvitavat uurimustööd, võin pärast siia linkida ka, kus võeti ka, ma pole kindel, kus nad või millete arves nad algselt selle veeri said, aga see oli ka Vive. Seal oli niisugune olukord, et noh, kool sai Vive'i, aga põhimõtteliselt mitte keegi ei osanud seda kasutada, mitte ükski õpetaja ka. Ja kokkuvõttes see kogemus oli positiivne, sest see oli nagu siis õpetaja ja õpilased õppisid koos seda kasutama. Et kohati õpetaja õpetas õpilasi ja siis oli vastupidi ka. Et niisugune olukord. Et see oli ühest uurimusest. Nii. Aga kuidas siis neid võiks kasutada? Et no kindlasti on mõistlik ja kasutada neid niisugustes olukordades, mida lihtsalt ei saa teistmoodi õpetada. Näiteks, siin on paar videot ka. Üks on jällegi sellest pisikesest skaalast, kus te saate järjest väiksemaks nii-öelda ennast muuta, siis näha seda teistsugust maailma nagu enda perspektiivist, mida jällegi ühegi õppematerjaliga ega kirjeldusega, tekstiga tegelikult ei saa nagu edasi anda, võrreldes sellega, kui sa oled seal kohapeal kohal ja sa nagu tajud seda maailma. See oleks nagu peaaegu päris. Teine on see 4-mõõtmelise ruumi kujutamine. Et kui teil on see stereo nägemine, te reaalselt näete seda kujundit, te tajute seda ruumilisena, siis tekib ka niisugune hoopis teistsugune mõistmine sellest 4-mõõtmelisest ruumist, kui te vaataksite mingit videot või midagi muud. Et jah, kindlasti oleks mõistlik kasutada neid seadmeid selle puhul, aga samas, kas ta alati peab olema niisugune fundamentaalne muutus, et äkki piisabki lihtsalt sellest vau-efektist ka. Sest kui te loete jällegi sellest Kolossiumist seal, siis see on ikkagi mingisugune kvaliteet on kahtlemata puudu, kui te oleksite seal ruumis ja kõnniksite seal ringi ja tajuksite nagu seda kõikide ülejäänud meeltega ka. Et ühesõnaga, kui koostada õppematerjali, siis et kohe, eks te ei peagi mõtlema nii põhjalikult läbi, et kuidas seda sama kontseptsiooni edasi anda kuidagi fundamentaalselt teistpidi, aga võib-olla piisab sellest, et see on lihtsalt nii äge, et selle käigus lihtsalt jääb see paremini meelde. Et jah, nende üle võib hiljem arutleda. Ja lõpetaksin siis viitega sellisele ettekandele, mida tegi kunagi Madis Vasser. Soovitan seda vaadata, see on tunduvalt põhjalikum, ilmselt julgen oletada, kui meie siin hetkel seda edasi suudame anda. Aga jah, tema on Eestis üks suuremaid VR-i entusiaste ja ta teeb päris palju selles vallas. Soovitan seda vaadata. Ja kui hetkel praegu kohe küsimusi ei ole, siis annaksin sõna edasi. Aitäh! Tere siis, mina olen Jaanus Paasoja Tallinna Südalinna koolist. Räägin natuke meie kogemustest koolis virtuaalreaalsuse rakendamistega seoses. Et miks me siis üldse alustasime? Põhimõtteliselt plaan algas juba eelmise aasta kevadel, tekkis mõte, et võiks e-twinningus sellist projekti teha nagu virtuaalreaalsus, see tunnid aineõpetajatega seotud, et nemad mõtlevad välja mingisugused teemad, mida seal kasutada ja just neid tavaliste VR-prillide abil. Aga siis tekkis üks selline hea plaan ka Haridusametil, et luua EduIn Lab stuudioid ja me haarasime sellest mõttest kinni. Meie projektijuht tegi sellise väikese projekti, saatis oma idee kavandi liitreaalsuse kohta
Haridusametile, see sobis neile ja siis me saimegi võimaluse oma sellise liitreaalsuse stuudio rajada. Praegusel hetkel muidugi veel stuudio rajamine käib, me avame selle, plaan on avada 17. aprillil. Siis kuidas me üldse siis mõtlesime selle peale, et kõigepealt kindlasti, mis siis sellega, mis arvestada tuleb siis soetamisel ehk mis küsimustele võiks vastata. Meie küsimused olid sellised, et milliseid vahendeid üldse kasutada, kes kasutavad, kuidas kasutada ja siis kuidas õppida kasutama ja mida nendega üldse teha annab. Kindlasti ka kõige suurem probleem vahel võib olla ka see, et kuidas õpetajate huvi ja nõusolekut saada. Et näiteks õpetajad võib-olla ei ole kuulnud varem üldse sellist asja nagu liitreaalsusest, aga midagi nad kindlasti virtuaalreaalsusest kuulnud olid ja pakkusimegi võimalust õpetajale kogeda, mis asi see on, et nad ise said oma koolituste näol kasutada neid prille ja võimalusi. Siin on ka meie üks väike selline komplekt nendest HTC Vive vaimsüsteemidest. Meil on neid praegu 2 komplekti. Aga kuidas üldse alustada, siis kõigepealt näiteks on võimalus muretseda sellised odavamaid seadmed, näiteks lihtsalt tavalised virtuaalreaalsuse prillid, aga seal tekivad ka väiksed probleemid, näiteks kas need mobiiltelefonid üldse sinna sobivad. Et üks probleem või kui näiteks muretseda erinevate firmade, näiteks Samsungi omad, kas Samsungi seadmed üldse ühilduvad teistsuguste mobiiltelefonidega. Samas veel on see probleem ka, et näiteks, et kas mobiiltelefonil on teatud süsteemid olemas. Et vahel on see, et näiteks seesama sellised asjad nagu güroskoop, kas on mobiilil olemas või kas mobiil saab üldse, kui vaatate näiteks YouTube'is mingisugust videot, siis kas 360 kraadi videot, kas üldse see saab üldse pöörelda, kui me pöörame seda mobiiltelefoni, kas see süsteem kaasa töötab. Siis võimalus on muretseda ka sellised kaamerad nagu 360 kaamerad, et ise luua mingeid keskkondi. Jälle tekivad sellised väiksed nüansid, et näiteks meie ostsime küll 360 kaamerad, aga lisaks muretsime juurde teistsugused mobiiltelefonid, näiteks Huawei firma omad. Ja tuli välja, et see 360 kaamera ja Huawei firma oma ei tee koostööd, sest et need kaamerad olid Samsungi omad ja nemad ei paku sellist äppi päris paljudele mobiilidele, et nad ikka eelistavad oma Samsungit. Ja siis, kui näiteks kaameraga filmida tahaks näha seda, et mida sa filmid ja kui ei ole Samsungi mobiiltelefoni, siis on päris pimesi filmimine käib. Mis veel on, et video töötlemiseks on palju erinevaid programme. Et programm näiteks 360 kraadi keer on olemas programm, siis on Movie Maker, mida me ise oleme katsetanud ja lisaks, kui me õpetajad koolitusel käisid, siis nad said ka katsetada ühte head programmi nagu Premiere Pro CC. Aga nendega on see asi, et see programm juba vajab litsentsi, et peaks siis kooli jaoks, siis programmi jaoks hulgilitsents ostma. Enne mainisin, et saab osta ka peakomplektid, näiteks sama HTC Vive. Samas Eestis on võimalik osta ka Oculus Rifti omad. Ühed on nagu kallimad, teised on odavamad variandid.
Meie kogemus HTC Vive'il on see, et kuidas me näiteks õpetajate jaoks lihtsaks saame teha, et ta saaks lihtsalt seda kõike kasutada. Ja algselt oli küll meil väike unistus, et näiteks, et saaks seda komplekti süsteemi viia näiteks ühest ruumist teise ruumi, aga see unistus ei ole kõige parem, sellepärast et kui me kogu aeg viime ja sätime neid seadmeid, siis see seadistamine võtab päris palju aega ja vahel juhtub ka nii, et kui kuskil tunni alguses ruttu viia ära, siis tegelikult tunnis ei suudetagi seda kasutama hakata, sest ei ole veel jõudnud seadistama, ei ole veel seadistamisega ühele poole jõudnud. Ja seetõttu on nüüd meil plaanis, et teeme kindlasti ühe selle komplekti teeme statsionaarseks, et kui on tund algab, õpet tuleb kohale, meie kõik on juba kõik paigas, sest et seadmeid ei ole liigutatud, võib-olla tuleb igaks alati kindlasti üle kontrollida, et kõik toimib. Sest et see seadistamine on tõesti keeruline, sest et kui me koolitusel tegime, siis ükskord oli niimoodi, et õhtul sai nagu kõik paika pandud, aga hommikul, kuna koristaja käis seal siis õhtul veel koristamas meie ruumi, siis oli mõningad andurid ära nihutatud ja tuli hommikul otsast peale praktiliselt peale hakata. Siin on ka väike pilt sellest, kuidas siis meie õpetajad koolitusel statiivi peal olevate andurite abil siis oma kogemust omandasid. Seal praegusel hetkel nad said kolada ringi meremaailmas. Kes siis nagu kasutada saaksid, ütleme Euroopa süsteemi järgi on tegelikult vanusepiirang olemas, vähemalt soovitatav, et tegelikult ütleme, et alla 14 aastal ei soovitata. Aga aga kui tahaks ikkagi, et ka nooremad saaksid kasutada, siis kindlasti on tähtis see, et on vaja küsida vanematelt luba, sest et meie ju ei tea täpselt, millised terviseprobleemid lapsel võivad olla, näiteks kas on silmahaigused või on neil epilepsia või on neil hoopis nutisõltuvus. Ja samas võib ka ütelda, et lapsevanem ei pruugigi üldse lubada, et tema arvab, et seesama seade ei sobi kellelegi ja siis et kuna ei ole veel uuritud, et kas see üldse on tervislik õpilasele ja see ütleb, et ei taha ja kõik. Nii et kindlasti on vaja luba hankida. Siin on ka meie 360 kraadi kaamerad, et need on küll head, toredad kaamerad, nendega õpetajad käisid meil koolituse ajal koolimajas ringi, filmisid, aga selle sama filmisega seoses näiteks, kui me neid samu videoklippe töötlesime ja siis salvestama panime, siis tekkis see probleem, et osad arvutid küll said selle salvestamisega hakkama, aga osadel arvutitel näitas, et ikka mitu tundi võtab aega pärast video töötlemist. Samas tegelikult on see HTC Vive'il üks selline väike probleem, et lisaks sellele komplektile, mis me muretseme, tegelikult peab olema ka väga hea graafikaga arvuti. Aga see väga hea graafikuga arvuti maksumus on päris kõrge. Et üldiselt tuleb arvestada, et hea oleks, kui siis algaks see arvuti summa kuskil 1500 eurost pihta. Et odavamatel on see lugu, et see graafika ei pea nendele seadmetele vastu. Kuidas üldse kasutada saaks neid seadmeid? Näiteks oleks see, et mitmel eesmärgil, näiteks põhiliselt oli kasutusel need meelelahutuseks. Aga kuna me tahame viia ikkagi õpetajate tundidesse, et see toetaks nagu õppimist õpilastele,
siis kahjuks on ka see probleem, et nii Steam'i, eriti Steam'i keskkonnas neid programme, õppeprogramme ja õppekeskkondi ei ole ja kui nad on, siis nad ei ole just kõige parema kvaliteediga. Ja see tähendab seda, et neid programme või siis keskkondi peaks hakkama ise looma. Nii et kui siis võtta, siis Eestis siin õppematerjalide loojatel on väga suur tööpõld. Sest et kas õpetajad just, neil on aega seda, et nad hakkavad eraldi selle jaoks oma mingit keskkonda looma, kas neil on üldse sellist oskust? See kõik on probleemne. Aga lõpetuseks tahaks ka ütelda sellist asja, et me hakkame tasapisi kajastama oma seda kogemusi sellest virtuaalmaailmast ja sellest õpetamisest tundides ka meie kooli kodulehel kui ka Facebookis. Nii, ja olen tagasi ja aeg väikseks kokkuvõtteks ka siis. Et nagu te praegu tähele panete ja nagu meil siin koolid jagasid, siis me oleme selle protsessi alguses. Nii õppetöösse rakendamises oleme selle protsessi täiesti alguses. Aga mis on julgustav või mille pärast ennustatakse virtuaalreaalsusele edu, on just see visioon, mille poole liigutakse. Et kõik need suuremad ettevõtted, kes siin teil ekraanil ees on tohutuid summasid investeerimas sellesse, et teha sellest haarav, lihtne asi. Ja eriti siin Facebook on 2018. aastal välja tulemas seadmega Oculus Go, mis lubab siis seda, et seal ei pea ostma suurt lisaarvutit, nagu me siin varem kuulsime, vaid sinna on juba sisse paigaldatud kaamerad, mis on väljapoole suunatud ja sellest siis võtab ja orienteerub see seade, kus kohas ta asub selles ruumis. Ja nagu te näete siin neid investeeringute mahte, et siis need on iga-aastaselt tohutult kasvamas, et siin 2018. aasta see ennustatav summa siis riistvarale on juba 7 miljardi juures ja tarkvarale 4,8 juures. Ja nagu tähele panete, siis tarkvara tegelikult möödub siin õige pea sellest riistvarast, mis luuakse. Et te kindlasti olete kõik seda innovatsiooni omaksvõtu kõverat näinud, et meil täna selle virtuaalreaalsuse teemalise veebiseminariga oligi tegelikult eesmärgiks rõhutada seda ka, et tegemist on selliste innovaatorite ja varaste omaksvõtjate pärusmaaga praegu ja et kui taotlete näiteks Innovelt või HITSalt, kellelt iganes vaja taotleda on, siis mingisuguseid summasid selleks, et virtuaalreaalsust omal koolis kasutada, siis arvestage seda. Arvestage, et teilt tegelikult eeldatakse seda, et te oleksite selles valdkonnas innovaatorid ja need varajased omaksvõtjad, kes siis loovad neid jalajälgi, millest teised saavad järgi tulla. Et arvestades seda, kui suurt investeeringut praegu teevad väga paljud ettevõtted, siis on väga vähe tõenäoline, et sellest tõesti ei kasva midagi sellist, mis siis koolides leiab, mina ütleksin, laialdast rakendust. Et see ootus sellele tehnoloogiale kohe kindlasti on. Nii, aga mina panin samal ajal siis, kui siin koole kuulasime, mõned tähelepanekud kirja, et jagan neid ka teiega. Et minule jäi Ingridist just meelde, et väga tähtis on leida tegevus ka neile, kes parajasti selles virtuaalreaalsuse seadmete parajasti ei kasuta seda seadet. Et kuna on
ebatõenäoline, et teil on kogu see ruum kasutada, et te saate kõikidele õpilastele seadmed ja seda ei ole ka mõistlik teha. Siin ma jällegi viitaksin Madis Vasseri see virtuaalreaalsus hariduses võrgustik võrgutab esinemist, kus ta sellesse teemasse sügavamalt läks. Et mõelge läbi see, kuidas te reaalselt tundi ette kujutate selle ülesehitust. Jällegi jäi meelde see, et õpilastel tuleb lasta olla instruktor, et panna õpilased ise tööle selle tunni edu nimel ja kindlasti huvilised tuvastada, kes seda seadet, kes seda tehnoloogiat paremini tunnevad, kes sellega mugavamalt ennast tunnevad ja lase neil avastada, mis sellega teha saab, sellepärast et õpilased teinekord on palju nutikamad kui õpetajad. Nii. Ja kindlasti tuleb arvestada kuluga tarkvarale, et meie oleme kuulnud siin erinevatest taotlustest, mis on esitatud virtuaalreaalsuse seadmete ostmiseks, kus ei ole tegelikult väga palju arvestatud sellega, missugune kulu sellele järgneb nii hoolduse kui ka muude kulude koha pealt. Ja kindlasti tuleb selle litsentside ja tarkvaraga arvestada. Ja kindlasti, mis väga tähtis, siin hüüumärkidega isegi koolide poolt, Jaanuse poolt välja toodud, et kaasõpetajaid ja leia nendega need kokkulepped, mille pinnal midagi siis sellest ehitada. Aga mina soovin kõigile ilusat õhtut ja ilusat nädalavahetust, kui ei ole just küsimusi kellelgi ja meil on siin kõik esitlejad veel juures, me saame vastata nendele küsimustele. Kõik on väga-väga oodatud. Palun. Nii, Aimi ja Saima juba kirjutavad. Laseme hetke küsimustel formeeruda. Seni ma küsin, kas teistel esitlejatel midagi ei ole lisada veel? Ei ole. Selge, et tuleb siin Aimi käest juba tänud ja ei oskagi midagi küsida. Selge, kõik on nii selge, et ei ole midagi. Või mitte midagi ei saanud aru. Ei, aga ma arvan, et kõik said ülevaate kätte. Mina julgustan kõiki olema just need innovaatorid, kes tegelikult sellest valdkonnast teevad sellise, kus on teistel järgi minna. Ja kas miskit liitreaalsuse kohta, selle kohta me teeme eraldi. Me leidsime, et tund aega on natukene liiga vähe, et võtta liitreaalsused, virtuaalreaalsused. Ja kuna praegu on koolidesse just leidmas sellised Oculus Rift või HTC Vive seadmed, siis lähtume nendest. Et järgmiseks korraks jätame siis augmenteeritud reaalsuse või liitreaalsuse. Ja Aimi juba jagab siin ka liitreaalsuse Facebooki gruppi. Aitäh! Kui kellelgi teisel on veel jagada midagi, siis väga oodatud igasugused allikad. Te võite mulle ka meili peale selle saata, et ma saaksin YouTube'i juurde YouTube'i video juurde selle kirja panna. Ja ma kindlasti panen selle siis üles video juurde, et entusiastid leidke üksteist ja head õhtut kõigile!